Tere tulemast kasside imelisse maailma. Mina olen tark kass Alfred ja täna sukeldume sügavale kasside ajalukku, anatoomiasse, käitumisse, internetikasside maailma, popkultuuri ja mujale. Aga alustame. Laialdaselt on teada, et kasside kodustamine sai alguse Egiptuses umbes 4000 aastat tagasi. Aga Küprose saare vanemates matmispaikades on leitud kassi jäänuseid inimese jäänuste kõrvalt, mis tähendab, et kassid kodustati seal hoopis kuskil 9000 kuni 7500 enne Kristuse sündi. Kasside kodustamise põhjus oli lihtne: hiired ja rotid. Kuna tol ajal arenes põllukultuur, meelitas see ligi hiiri ja rotte, mis omakorda meelitas kasse. Ilmselt inimene märkas seda ja otsustas kassi kodustada või taltsutada. See ongi kasside ja inimeste kooselu algus. Aga räägime kasside anatoomiast ehk kehaehitusest. Needsamad esimesed kodustatud kassid olid kehaehituse poolest sarnased Aafrika metskassiga, kes välimuselt meenutab tänapäeva kodukassi ja isegi tänapäeval aetakse metskasse kodukassidega segi. Kassil on 230 kuni 250 lihast, olenevalt kassi tõust ja individuaalsetest omadustest. Huvitav asi on see, et kassi kõrval on 32 lihaskihti, et kõrva liigutada, ja nende kõrvad suudavad pöörata 180 kraadi. Kassidel on arenenud väikeaju, mis kontrollib liigutuste koordinatsiooni ja annab neile eelise kiskeliste oskuste ja instinktide kasutamisel, näiteks hiilimine või ronimine. Kasside silmad on suurepärased öise nägemise jaoks, võimaldades neil näha hämaras palju paremini kui inimesel. Nende vurrud möödavad nende ümbrus ja aitavad tasakaalu hoida. Kui kass jahib oma saaki, liigutab ta vurre saagi kohal, et mõõta selle kuju ja asukohta. See võimaldab kassil tõhusalt ja täpselt jahti pidada. Kasside erakordne võime kõrgustelt kukkuda ja maanduda käppadele on tingitud nende lülisamba paindlikkusest ja lihastest. Lähme nüüd Egiptusesse. Vana-Egiptuses austati kasse ja neid seostati muu hulgas viljakuse, kodu ja kaitsega. Egiptuses peeti kasse jumalate poolt saadetud olenditeks ja neid kujutati sageli jumalate kaitsjatena. Kassidele oli pühendatud ka jumal Pasteet, kes kaitses neid. Kassid olid koguni nii pühad, et neid balsameeriti nagu inimesi. Kassid olid hinnatud nende oskust tõttu kaitsta viljaaitasid hiirte ja rottide eest. Egiptlastel oli mitmeid erinevaid austust väljendavaid žeste ja rituaale, kui kass ära suri. Näiteks raseeriti ära oma kulmud. Egiptuse kaudu levisid kassid edasi Vana-Kreekasse, kus neid peeti luksusloomadena, kuna seal püüdsid hiiri hoopis nirgid. Ka Vana-Rooma impeeriumis peeti kasse, aga levinumaks sai see keisririigi ajal. Seal võttis kass hiirte püüdmise üle tuhkrult ja nirgilt. Aeg-ajalt kasutati kasse ka muttide tõrjeks. Vana-Roomast on pärit kassi ladinakeelne nimi kattus. Sealt levis kasside pidamine Euroopasse. Kass päeval peamiselt puhkab ja magab nagu teisedki kasslased. Öösiti peab jahti. Kass magab ööpäevas tavaliselt 12 kuni 16, mõned kassid kuni 20 tundi. Kodukassid, kes ei käi väljas, harjuvad üsna ruttu inimese elurütmiga. Toakassid mängivad veidi aega enne magama minekut ja siis magavad öösel. Hommikul ärkavad koos inimestega ning kui majarahvas on lahkunud, magavad jälle. Kassid on võimelised saama aru inimeste liigutustest ja neid jäljendada. Seda oskust on võimalik kasutada nende treenimisel. Saagile, närilistele, lindudele ja teistele väiksematele loomadele läheneb kass hiilides. Enne saagi surmamist armastab kass oma saagiga mängida. Eesmärgiks on saaki väsitada ja vältida vigastusi, mida saakloom muidu võiks tekitada. Kasslaste häälitsused koosnevad näugumisest, kurrumisest, vurisemisest ja nurrumisest. Susisemisest ja kähisemisest. Kass võib näuguda ka inimese kõrvale kuuldamatutel sagedustel. Kurrumine on alati positiivne, tähistades kutset või sõbralikust. Urisemine on alati negatiivne, kui ei ole tegu mänguga. Urisemine on hoiatus, millele võib järgneda ka rünnak. Kähisemine on alati väga negatiivne, isegi mängu puhul võib näidata liialdamist. Kähisemine eelneb tihti vahetult rünnakule, isegi kui vastane proovib põgeneda.
Nurrumine väljendab rahuolu mõnusa keskkonnaga. Rahuolu määra näitab nurrumise intensiivsus. Samas võib kass nurruda ka siis, kui on haige või suremas või stressirohke olukorras. Njaugumise kasutusalad kattuvad teiste häälitsuste kasutusaladega ja erinevad intonatsiooni ja tähenduse poolest. See võib olla hoiatus, pulmakutsung või lihtsalt kutsung. Väga kõrge tooniga piiksumisega kutsub ema poegi. Enamasti on njaugumise tähendus intuitiivselt enam-vähem arusaadav ka inimesele, kes pole varem kassidega kokku puutunud. Kasside olulised kehamärgid. Ohu korral ajavad kassid turja küüru, see väljendab hoiatust. Kõrvade lidusse ajamine on hoiatus. Füüsiline kontakt väljendab üldiselt positiivset suhtumist, kui ei ole tegu võitlusega. Pilgud ja muu on samuti mitmesuguse aimatava tähendusega. Lisaks kasutavad kassid suhtlemiseks ka lõhnasid. Kassidel on olnud suur roll ka popkultuuris ja tänapäeva meedias. Kassidest on inspireeritud mitmedki tuntud tegelased. Kes meist ei teaks Tom ja Jerry multikast Kass Tommi või Garfieldi koomiksist Kass Garfieldi, muinasjuttudest ja filmidest Saabastega kassi või DC koomiksitest Kass-naist. Siis veel Hello Kitty, Sylvester Looney Tunesist, Mr. Bigglesworth Austin Powersi filmidest, Kass Cheshire Alice imedemaalt ja nii edasi. Kassidel on suur roll tänapäeva meedias. Ühed kõige populaarsemad videod on just kassivideod. Neist on tekkinud palju meeme, näiteks Grumpy Cat, Keyboard Kitten, Nyan Cat ja nii edasi. On ka kassidest kuulsusi, nagu Nana Cat, Lil Bob, Soks ja nii edasi. On olemas kassifoobia, mille nimetus on ailorofoobia. Tuntud inimestest on väidetavad ailorofoobiat põdenud ja kasse kartnud Hitler, Napoleon, Mussolini, Aleksander Suur ja Caesar. Üle maailma elab umbkaudu 600 miljonit kassi. Kui oled kuulnud teraapia koertest, siis on olemas ka teraapia kassid. Ka viikingite jumal Freya loomaks oli kass ja nende mütoloogias vedasid tema kaarikud just kassid. Kassid üle maailma on aidanud kaasa 33 linnuliigi väljasuremisele. Kassid võivad ka ülekaaluliseks muutuda, kui nad end piisavalt ei liiguta ja kõige raskem kodukass maailmas on Austraalias elav Himi, kes kaalub 21,3 kilogrammi. Kuigi kassid ei näe värve samamoodi nagu inimesed, on neil siiski teatud värvitaju. Arvatakse, et nad näevad peamiselt siniseid ja lillasid toone, samas kui punased ja oranžid toonid võivad nende jaoks tunduda tumedad või hallid. Kassid on ja ilmselt jäävad üheks populaarseimaks lemmikloomaks, kes on mõjutanud inimesi juba ammustest aegadest ning on meiega veel pikalt ka tulevikus.